Kuidas teie hinnangul aitab koostöö erinevatel osapooltel kasvatada kordades müüki just nagu selline koostöö raames? No koostöö on minu arvates kõige olulisem üldse igasuguses äris ja igasuguses suhtlemises. Ja kui me räägime müügist ja teenindusest, siis see, kui müüja saab aru, mida potentsiaalne ostja võiks vajada ja suudab rääkida temaga nagu samas keeles, see loob kõik eeldused selleks, et mõlemad osapooled. Üks saab teha oma tehingu ja teine saab siis osta või saab teenuse, mida tal nagu parajasti vaja võiks minna. Ja isegi teinekord on olukord selline, et ta isegi ei tea, et tal võib seda teenust vaja minna, et ta ikkagi ostab. Kuidas see teenindaja või siis müüja saab nagu kliendilt kõige paremini seda selgeks teha, mida see klient ikkagi vajab ja mida ta ikka tahaks osta? Või siis ei taha osta? Õige. Siinkohal ma toon võib-olla ühe näite, mis natuke illustreerib seda olukorda, et ma töötasin päris pikalt Lähis-Idas ja seal on need, ütleme, seoses religiooni ja kõige sellega on see turg natuke teistsugune, et meie probleem oli see, et mehed, kes on meie insenerid, kes on müüjad, ei suutnud leida ühist keelt kohalike klientidega, kes siis on naisterahvad, kes sisustavad oma kodusid ja me tegime sellise liigutuse, et me võtsime tööle mõned naised, kes hakkasid siis otse suhtlema kas siis sisedisainibüroodega või nende lõppklientidega, nende naisterahvastega, kes siis oma kodusid tahtsid luksuslikult sisustada ja panna kõik need kullast lülitid Swarovski kristallidega ja loomulikult me ei pidanud kaua ootama, kui me nägime, et tegelikkuses need naised leidsid kohe ühise keele, sest nad rääkisid samadest asjadest, et meie müük seal kohe nagu paranes. Millised on need negatiivsed näited, et kus siis see koostöö ei ole andnud nagu sellist tulemust, mida võib-olla oodatakse? Kuhu taha see on jäänud kinni? No tihti see jääb sellise kommunikatsiooni ja ütleme siis selle teenindaja või selle müüja võib-olla sisemise motivatsiooni taha, et minu hiljutine kogemus Pariisis, kus ma tegelikult olin täiesti valmis sõlmima kindlustuslepingut, elukindlustuslepingut või tervisekindlustuslepingut ja see teenindaja ei vaevunud eriti nagu pingutama, sest riskide hindamise koha pealt ma ütlesin, et ma soovin seda teha inglise keeles, kuna minu prantsuse keel ei ole nii põhjalik veel täna ja küll ta siis ütles, et ma otsin kellegi ja muidugi ta ei teinud seda ja ta saatis mulle hästi palju materjali postiga, mis paraku minuni ei jõudnud, nii et tänaseni jäime see leping on veel sõlmimata. Mis on sinu selline, ütleme, 2 soovitust Eesti müügi- ja teenindusinimestele, et mida nad võiksid nagu kasutusele võtta, et paremaid tulemusi saavutada? Mina olen seda usku, et inimesed peavad olema tugeva sisemise motivatsiooniga. Mida iganes nad teevad, see peab olema selline tegevus, mis neile endale meeldib. Ehk siis valige endale sellised inimesed, kes on sisemiselt motiveeritud. Ja teine asi on see, et jagage oma kogemust, nii positiivset kui negatiivset kogemust ja õppige sellest.